kus meil on nii mahe kasvada. Ja mina olen seekord pildis. A viljatonn on minu kilbil. Tule meile külla. Hetkel oleme siis Jüri talu hoovi peal, et ega talus ei peetud vanasti siin circa 1000 hektarit rohkem hobikorras. Oli ka riigiameti tööl olnud ja mujal töödes olnud, et nüüd viimased 8 aastat oleme siis abikaasaga ainult siin talu asju ajanud. Ja hetkel on siis kasutatavad maad circa 7 hektarit. Tavatehnoloogia, mis põllumajandus kasutatakse, peab olema ader, peab olema kultivaator, peab olema külvik, peab olema rull, peab olema libisti, hiljem siis prits ja kombain ka. Aga kuna vahepeal oli 1000 hektarit maad ja need rendihinnad hakkasid niivõrd palju tõusma, siis lihtsalt ei läinud see rendihinnaga kaasa, vaid teadlikult vähendasid maad ja mõttega, et suurendada see viljasaagikust, et võtaks välja tehnoloogiat, mis oleks omaina poolt soodsam, et me saagikuselt ei kaotaks, vaid saagikus tõuseks. Ja tänasel päeval oleme siis sinnamaani jõudnud, et tehnoloogiat oleme siis arendanud 7 aastat. See on meie arendatud külviaparaat. Siis originaalis oli ta lihtsalt mullaarimisaparaat sügavkobestina. Siis sai ise pandud peale teraviljakast ja külvielemendid taha. See meid päris ei rahuldanud, siis otsustasime, et teeme veel ühe täiustuse. Siis panime peensemne külviku taha, millega anname taimele starterväetise. Otsustasime, et graanulväetisega me maha ei külva, nii palju kui võimalik, siis sai pandud vedelväetise süsteem peale. Et selle jaoks on meil käru seal taga, kuhu meil läheb siis lämmastikväetis ja fosforväetis. Nüüd see aasta on ka täitsa uus külvielement. Kui kõigepealt originaalis oli niisugune ketaselement, siis ketaselemendiga põhu siis hästi külvata ei saa, see seeme ei hakka idanema seal. Siis sai järgneval aastal proovitud sahkseemendit. Sellega on ka omad miinused. Ja see aasta siis sai proovitud aniala seemendit. Ja sellega peaks saama külvirea laiaks. Kui muidu tavakülvil on seemned kõik nagu poisikesed ühes reas, siis meie omal on ta hajustatud. Sellesse ühte aparaati oleme kokku pannud siis 3–4 erinevat masinat. On külvik, on mullaarimisriis, siis on libisti ja on ka väetis külvikud siis pandud ühte aparaati kokku. Sellega hoiame kokku nii tööaega kui ka tööjõudu. Kasvatan põllumehel kõike seda, mis tulusalt sisse tuleb, et ei ole mõtet külvata seda, mis sa pead müüma kahjumiga. Et ega see Eesti põllumees sõltub väga palju maailmaturu hinnast. Ja kui turuhind on näiteks odra jaoks on niivõrd väike, et sul kulud on suuremad, kui sa hektari pealt tagasi saad, siis no oleks vedikene kuritegu maha külvata. Et sellel aastal oleme siis külvanud talinisu, suvirapsi, kanepit, uba, ernest ja vedikene ka siis seemneotri ja seemnenisu. Avatud talupäeval olen see esimest aastat. Et see kõik, mis siin näha on midagi erinevat, see ei ole tavaline siin tehnoloogia. Ja siis saigi mõeldud, et kui siin pakkumine tuli, et vaatan palju siis asja vastu huvi tuntakse, et mina teen oma väravad lahti ja igaüks saab tulla.